tervist kõigile. Palun teeme kõik sellise näo endale ette, et ma teeskleme, et ma ei ole postitanud videod peaaegu 4 kuud. Ma ei tea, mul ei ole väga vabandust, lihtsalt mul ei olnud motivatsiooni ja mul ei olnud väga ka nagu mingid head ideed, millest teha videod ja praegu mul tuli selline väike iva tahtmist, nii et ma teen mingi video. Ma just lamasin enda väga mugavas väikses voodis, mängisin kitarri ja mõtlesin, et issand, aasta on kohe läbi. Mis on sellel aastal märkimisväärselt toimunud. Siis ma mõtlesin, et okei, on küll väga ägedaid asju olnud, aga üks asi, mis on see aasta puhas sitt olnud. Miimid. Põhimõtteliselt meenutades tervet seda aastat, ma tegin väikese nimekirja miimidest, mis on lihtsalt täiesti kohutavad olnud sellel aastal. Ja ma tahan natuke ma ei tea, reviewida neid nii-öelda. Alustades Skibidi toiletist. Ma tunnen ennast vana, ma seda ütlen. Aga kas ma olen liiga vana, et sellest aru saada? See on mingi sitasti animeeritud mingi kuradi mehe pea peldikus, kes laulab mingi Skibidi laulu ja see on naljakas. Mida? Ma arvan, ma ei peaks sellest asjast aru saama, kuna see on targetitud väga väikeste laste suunas. Väikestest lastest rääkides, palun vaadake seda videot. See on definitsioon sõnast brain rot. Järgmine equally pask miim. I just wanna be your sigma. Põhimõtteliselt üks laul nimega Ecstasy, sellest tehti, mingi väike laps tegi sellest coveri, pani sinna väga kahtlaseid sõnu peale ja siis see muutus miimiks. Sticking out your yacht for the Rizzler. You're so skibidi. You're so phantom tax. I just wanna be your sigma. See oli naljakas äkki esimesed 2-3 korda, kui ma seda nägin ja siis seda hakati lihtsalt üle kasutama. Põhimõtteliselt mul oli üks sitt kogemus selle lauluga. See oli siis, kui ma läksin Tartu Tamme kooli ühele olümpiaadile ja juba sinna minnes mul oli sitt tunne, sellepärast et ma tean sealt koolist mõnda inimest ja mul ei ole sellega väga häid kogemusi. Ühesõnaga, ma läksin sinna ja ma olin klassis, kus oli kamp, meie tegime oma olümpiaadi ja siis kõrvalklassis oli kamp äkki mingi 3., 4., 5. klassi lapsi ja seal nende 2 klassi vahel oli vahekäik. Mingi hetk olin ma seal vahekäigus ja siis ma kuulen seda. Vahetult ennem seda videot lõugas terve see klass seda tervet laulu otsast lõpuni läbi. Circa 20 midagi last. Palun, kallid lapsevanemad, kontrollige, mida vaatavad teie lapsed internetis. Palun kontrollige ka oma tühjasid mingi Monsteri või whatever purke, sest et vaadake, mida mina enda omast leidsin. Okei, see on üks, selline fine miim sellest aastast. See on üle kasutatud väga palju, aga see on osadel juhtudel see on naljakas. Fine'idest asjadest rääkides. Okei, üks ülisitt miim veel sellest aastast, mis mul just pähe tuli. Smurfcat. Mis on selle juures naljaga? Mis on selle asja juures naljaga? Ma lihtsalt ei saa aru. Sa ei saa isegi sellega mingid head, ma ei tea, mingid häid originaalsed ideid väga teha. Lihtsalt Smurfcat, Okei, ma ei viitsi vinguda, ma tahan headest miimidest ka rääkida või vähemalt miimidest, mis on minu arust head. Vanichkin, do you speak English? Miski selle vene aktsendi ja selle paksu naise kohta teeb selle miimi lihtsalt oivaliseks. Nüüd loomulikult, kui ma otsin, siis ma ei leia mitte ühtegi head editit, aga sellest on nii palju jumala häid editeid ka tehtud lihtsalt. Viimane miim tänaseks on ainukene miim sellest tervest listist, mis on hetkel ikka täitsa elus. Tina! Põhimõtteliselt on üks vend nimega Pivo, kes reaalselt ta ei mälu oma toitu. Ta võtab ühe suure kartuli ja ta närib seda võib-olla 1-2 korda ja siis kulpib alla selle. Kui ma ei liialda. See hääl. Ma ei tea, Pivo tundub jumala normaalne minu arust, lihtsalt näeb selline natuke nagu piiver välja, vaata. Okei, aga see on tänaseks kõik.
kui te tahate veel mingeid videoid ja värke-särke, siis andke teada, andke teemasid või whatever, nagu mingeid ideid, häid ideid. Pange, kui te subscribe ite, siis pange see notificationi värk ka peale, lihtsalt, et te saate teavituse, kui ma midagi postitan. Aga jah, aitäh vaatamast!